Täna 1. detsembril 35 aastat tagasi sai loodud tänast nime siis kandev konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut. Mina läksin sellel ajal, käisin juba teises klassis, nii et seda tausta ma väga palju ei tea, aga omal ajal sai see siis loodud Vabaõhumuuseumi, Eesti Kunstimuuseumi ja Rahvusraamatukogu konservaatorite baasil. 35 aastat on Kanut panustanud selle nimel, et Eestis kogutud pärand oleks säilitatud ja tänapäeval siis on sellele lisandunud ka digiteerimise pool juurde, mis aitab kogu seda säilimist meil pikendada ja teistsugusel kujul teha. Miks me oleme täna siin Vabaõhumuuseumis? Kindlasti siin olijad peaaegu kõik teavad seda. Võib-olla on meil ekraani taga inimesi, kes nii täpselt ei tea, aga peame jälle ajas tagasi minema, veidi üle 10 aasta tagasi, kui siia Vabaõhumuuseumi territooriumile pidid kerkima uued hooned, kus tegelikult Kanuti konservaatorid ja digiteerijad oleksid saanud uued kaasaegsed töötingimused. Selle eesmärgi nimel panid Kanut ja Eesti Vabaõhumuuseum leivad ühte kappi ja alates 1. jaanuarist 2014 on siis sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum see, mis seda kahte organisatsiooni liidab. Nagu enamus vähemalt teist teab, need hooned jäid ehitamata. Kanut tegutseb endiselt Tallinna vanalinnas, mis ei ole võib-olla kõige parem koht ja kõige paremad tingimused konserveerimiseks ja digiteerimistööks, aga seda tööd olete te kõik seal teinud ja ma tahan väga tänada kõiki konservaatoreid ja digiteerijaid, kes seal te täna töötate, kõik, kes selle 35 aasta jooksul on seal töötanud ja eriti tahan tänada 5 inimest, kes on Kanutis töötanud tegelikult selle loomisest peale. Ja ühe inimese ma tooksin eraldi veel välja, Marika Mängeli, kellel on täna tegelikult ka sünnipäev, nii et palju õnne siis kahekordselt. Tulevikku me keegi ennustada ei oska, aga samas me ju alati tulevikuks plaane teeme, nii et korraks võiksime vaadata sinna tulevikku ka, et mis peaks siis Kanutit ees ootama. Et seda me kõik, kes me muuseumides töötame, teame, et ka siin Eesti Vabaõhumuuseumis ja väga paljudes teistes muuseumides on meil pärandi säilitamiseks üsna kehvad tingimused. Ja sellepärast on lükatud käima projekt ühine pärandihoidla muuseumidele ehitada, kus oleks tagatud siis need tingimused. Ja loodame, et see Põhja-Eesti pärandihoidla siis tõesti ka kerkib ja oleks ju mõistlik, et selles keskkonnas, kus seda pärandit hoitakse, siis seal tegelikult toimub ka konserveerimis- ja digiteerimistöö. Nii et plaanide järgi liiguks siis Kanut ühel hetkel sellesse pärandihoidlasse. Kas see pärandihoidla ka päriselt püsti saab, seda näitab aeg. Aga täna, 1. detsembril 2021, püsime siis tänases päevas, tähistame seda 35 aasta pikkust tööd, vaatame ajas tagasi ja ma soovin meile kõigile veel kord õnne ja ma loodan, et tänane teabepäev saab olema kindlasti huvitav. Aitäh teile!